Tere kõigile! Täna on 4. mai, esmaspäev ja meil on matemaatikatund. Me jätkame matemaatikatunnis eelmisel korral pooleli jäänud osa. See on tööraamatus peatükk 47, liitmine ja lahutamine 100 piires ja sulgudes 3. Aga täna me läheme siis lehekülje 97 juurde, lehekülg 97. Hetkel näed ekraanil veel eelmise tunni pilti, et meelde tuleks, mida me sinuga seal tegime. Siis me vaatasime linnade vahelist kaugust, eks ole, et kui kaugel üks linn teisest linnast asub. Nii, aga täna kuvan ma siia kohe nüüd ekraani peale. Mis sa arvad? Mis siin pildi peal on? Ja siin on rahvariideseelikud. Tüdrukud kannavad rahvariideseelikuid ja nad on meie poole seljaga, aga see on isegi hea, sellepärast, et siis me näeme ära, millised need rahvariideseelikud on. Nad on triibulised ja nad on kõik eri värvi. Ja need triibud vahelduvad ka eri värvides. Ja seda võib siis öelda, et igal maakonnal on nagu oma rahvariieseelik ja oma triibuvärv. Et miks ma selle pildi täna panin, on sellepärast, et meie hakkame täna ka neid triibuvärve arvutama. Et see tuleb meil matemaatikatunnni aluseks. Et järgmises ülesandes, kohe panen selle ka meile tahvli peale. Nii, järgmises ülesandes on meil seda siis kõike vaja. Nii, aga selleks, et sa saaksid paremini seda pilti näha, teen ma ennast jälle natukene väiksemaks ja tõstan esialgu, ma arvan kuhugile allapoole ennast. Nii, nüüd näed sa ülesannet palju paremini, aga see on sinul loomulikult olemas tööraamatus ka leheküljel 97 ja ülesanne 2. Alati loeme kõigepealt juhist. Loe minuga koos. Leia puuduvad arvud. Leitud arvude järgi värvitriibud. Nii, leia puuduvad arvud ja leitud arvude järgi värvitriibud. Üleval on sul siis sellised kastikesed, kuhu on vaja leida arvud ja all on triiburida. Ja kui sa näed, siis sinna triipude peale on joonistatud või kirjutatud numbrid ja iga numbri jaoks on siis oma värv. Hetkel number 2 on musta värvi. Tegin oma kursori täna natukene teist värvi ka, et sa näeksid paremini, mida ma siis ekraani peal näitan. Nii, ja nüüd võtame selle esimese ülesande. Ja kuidas esimest ülesannet lahendada? Sarnane ülesanne on meil kunagi sinuga varem isegi olemas olnud, et me oleme saanud seda lahendada, aga tuletan sulle meelde. Nii, siin on kast ja kasti sees on ainult üks ainukene arv ja see on 35. Kastist väljapoole jääb aga palju rohkem arve. See on siis 39, 38 ja 36. Mida need tähendavad? Mõtle korraks natukene ise, kuidas me saaksime nende kastide sisse siia arvud? Kas tuleb kuidagi tuttav ette? Et nuputa natukene ise ka, aga ma ütlen sulle kohe, kuidas seda teha. Nii, kas sa tuled selle peale? Kui arv on siin 39, siin on 35, siis millise arvu sa selle ringi sisse saaksid? Et see arvurida klapiks, mis tähendab seda, et arvule 35 tuleb juurde liita mingi arv, et vastuseks tuleks 39. Nii, taipasid ära, eks ole? Selleks, mida sa pead tegema? 39-st ära lahutama 35 ja saad arvu 4. Nii, et sa võid julgelt kirjutada siia ringi sisse 4. Nii, mida saad edasi teha? Nüüd saad jälle edasi vaadata, kus reas on olemas juba mingi arv. Siin on arv olemas ja siin on arv olemas. Järelikult need arvud, mis on väljapool ruutu, neid juba saame kasutada, eks ole. Kui siin on arv 36 ja siin on 35, siis mis arv tuleb selle koha peale?
ja õige tehe oleks 36 miinus 35 on 1. Väga õige. Nii, ja nüüd, kui siin oli 4 ja siin on 38, siis missuguse arvu saame me siia kirjutada? Pead tegema tehte 38 miinus 4 ja saad selle koha peale 34. Mina hetkel seda küll siia kirjutada ei saa, aga pärast ma kuvan tahvlile jälle kõik õiged vastused ja sa saad kontrollida. Nüüd on veel üks lahter jäänud märkimata ja see on see ülemine lahter siin. Kui siin oli arv 34 ja siin on 1, siis nende kahe arvu kokkuliitmisel saad joone peale 35. Nii, igaks juhuks räägin järgmise kasti uuesti üle, et sa saaksid siis juba iseseisvalt tööd teha, eks ole? Mida sa esimesena teed? Vaatad, kas mingis tulbas või reas, kui on olemas vähemalt 2 arvu, siis sa saad leida kolmanda arvu. Näiteks selles reas, ülevalt alla selles tulbas, ei ole mitte ühtegi arvu. Siin ei ole arvu, siin ei ole arvu ja siin ka ei ole. Siis sa ei saa alustada sellest tulbast. Eks ole, kust sa saad alustada? On kas sellest tulbast, kus on 28, 21 ja vaja on leida punase kasti sisse arv, või võtad rea 24 ja 21 ja leiad siia sisse arvu. Eks ole, vaatame korraks järgmist kasti ka. Siin on keskmistes kastides on juba 2 arvu olemas, aga üleval ei ole arvu. Järelikult sa saad need 2 arvu kokku liites siia arvu. Ja kui siin on arv olemas ja siin on olemas, siis siia on ka juba lihtne leida, eks ole. Et seal reas või tulbas, kus on olemas 2 arvu, saad leida kolmanda arvu. Nii, see on nüüd sinu iseseisev töö, leida kõikides ülejäänud kastides õiged arvud. Ole hea, pane video praegu stoppi, arvuta kõik ära ja tule siis tagasi ja selle aja peale olen mina juba pannud siia tahvlile õiged vastused ja sina saad kontrollida. Aga lahenda iseseisvalt, eks ole? Nii, tere tulemast tagasi. Ja katsun nüüd ennast jälle natukene liigutada või tõsta, et oleks neid vastuseid siin paremini näha. Nii, ja õiged vastused on jällegi ekraani peal kontrollimiseks. Kui sul midagi läks valesti, siis vaata kindlasti, mida sa valesti arvutasid. Kas sa kogemata liitsid või lahutasid seal, kus ei olnud vaja. Et katsu oma veast aru ka ikka saada, kui sa oled mingisuguse vea teinud. Aga jälle võimalus natukeseks video stoppi panna ja oma tööd kontrollida. Ja siis liigume jälle edasi, eks ole. Et kui sa oled ära kontrollinud, siis pane jälle uuesti video käima, aga praegu võid panna korraks stoppi. Nii, mina panen nüüd siia ekraani peale uuesti tagasi selle ülesande, sest hetkel on veel alumine rida ehk triiburida on meil tegemata. Nii, ja kuidas ma need värvid üles leian? Nagu näha, siis siin oli number 2 oli must. Kus me selle leidsime? Vot selle sama ülemise kasti sees on siis arv 2 ja see on värvitud mustaks. Nüüd sina samamoodi vaata kõiki neid värvitud kaste ja missugune number tuli sul sinna sisse, eks ole. Et vastavalt sellele värvid siis ka selle triiburea ära. Et kui, ma pean kohe vaatama, sest minul ei ole praegu hetkel siin ees seda arvu, et ma vaatan, mis numbrid sinna tulid. Kui näiteks number 4 on selline rohekas, see on küll rohkem oliivikarv, aga kui sul seda värvi tingimata pliiatsikarbis ei ole, siis vali mõni teine värv. Vali näiteks roheline värv, eks ole. Ma mõtlen seda siin. Ja kui ka jälle väga sarnast ei ole, siis tee mingi oma värv, aga kasuta sama
arvu juures seda sama värvi, eks ole. Et kui see värv siin on tume türkiis, siis tegelikult, kui sinul seda värvi ei ole, siis võid kasutada ka mingisugust teist värvi, näiteks tumesinist või tumerohelist ja siis number 8-ga teed kõik seda värvi triibud, eks ole, otsid üles, kus on 8 ja värvid seda värvi. Nii, kui 6 on oranž ja 5 on sinine ja 7 on siis punane ja kollane on 3, siis samamoodi saad värvida need triibud seal ära. Nii, ja kuna selle töö tegemiseks läheb ka jälle sul natukene aega, siis mina juba kuvan tahvlile need värvid, mis siis nende kirjelduste järgi peaks nagu tulema. Nii, selline triiburida peaks siis sinul ka tulema. Ja ei juhtu sellest mitte midagi, kui sinu värvid on natukene teistmoodi, sellepärast et no kui pliatsikarbis ei ole seda värvi, siis ei ole seda värvi, eks ole, siis sa kasutadki lihtsalt teist värvi. Nii, peaasi, et number ja värv omavahel klapiksid, eks ole. Nii, ja kui sul see värvitöö on tehtud, siis saame jälle sinuga edasi liikuda. Kui sa ei ole hetkel veel valmis jõudnud, siis võid video vahepeal jälle stoppi panna ja tulla tagasi siis, kui sa oled oma tööga valmis saanud. Nii, ja mina vahetan vahepeal siis ülesannet ja võtan meile ette 3. ülesande. Nii, 3. ülesanne. Kui sa nüüd tagasi oled, siis hakkame lugema, mis seal ülesandes kirjas on. Nii, vaata pilti, loe ikka minuga koos, eks ole, vaata pilti ja arvuta, mitu kilomeetrit on Maaritsast Tartusse. Vaata pilti ja arvuta, mitu kilomeetrit on Maaritsast Tartusse. Nii, selle pildi peal on sul siis siin need viidad, mis näitavad linnade nimesid. Esimese viida peal on kirjutatud Tartu 25 kilomeetrit, Maaritsasse 2 kilomeetrit ja vahepeal ongi juba siin Maaritsa post ja edasi on siis Tartu Raekoja pilt ja küsimus oli, mäletad, vaata pilti ja arvuta, mitu kilomeetrit on Maaritsast Tartusse. Nii, kui see nüüd teeb sulle natukene raskusi, et sa ei saa päris täpselt aru, mida tegema peab, et siin on Tartu peal on küll silt, et sellest punktist kuni selle pildini on 25 kilomeetrit ja Maaritsasse, sellest punktist Maaritsasse on 2 kilomeetrit, et mis sa nüüd peale hakkad, siis teine võimalus on joonistada endale skeem. Ja skeemi joonistamiseks ma kuvan kohe siia ekraanile ühe pildi. Võib-olla see aitab sind natukene paremini. Selleks on siis sul vaja kas mingit paberit või vihikut, kuhu sa selle skeemi saad teha. Nii, ole hea, võta endale paber või vihik. Nii, ja skeem on siis tahvli peal. Nii, ja kuidas see skeem sind natukene rohkem aitab? No aga vaatame, kuidas seda kõigepealt teha. Sul läheb vaja joonlauda ja harilikku pliiatsit ja tõmmata üks pikk sirgjoon. Kui pika sa selle nüüd teed? See ei ole väga tähtis hetkel, sest sa ei saa joonlauaga mõõta 25 sentimeetrit, see läheks väga-väga pikaks. Seda enam, et 25 kilomeetrit on tegelikult öeldud meil, eks ole. Aga mäletad, kui me rääkisime sellest, et kui me mingeid asju joonistame või teeme, siis me vähendame nende suuruseid või pikkuseid, kui me parasjagu joonistame, sest ei ole võimalik paberi peale joonistada 25 kilomeetrit. Nii, aga joonista lihtsalt üks sirgjoon. No näiteks võid joonistada 10 sentimeetri pikkuse sirgjoone. Ja nüüd muudame selle sirgjoone sirglõiguks. Ja sirglõiguks muutub ta siis, kui me lõikame tal otsad ära, mäletad? Nii, ja esimeseks punktiks teeme siis sellise punkti siia ja see on nüüd see alguspunkt. See on nüüd see alguspunkt. Kuvan sulle korraks tagasi skeemi, ülesande skeemi ja vot see on nüüd see alguspunkt, kus on need viidad. Vot see on alguspunkt. Nii, lähme skeemi juurde tagasi. Nii, alguspunkt
Järgmine punkt tuleks 2 kilomeetri pärast. Sina võid panna ta siis umbes mõõda 2 sentimeetrit. 2 sentimeetrit. Mäletad, 0 punkti paned siia algusesse ja vaatad joonlaua pealt, kus on 2 ja teed sinna sellise väikese märke ehk siis punkti. Näitan jälle sulle ülesannet tagasi, et see järgmine punkt on vot seesama sildi koht Maaritsa. Nii, ja 3. punkt ehk lõpp-punkt on siis Tartu ehk seesama pilt ja näitan kohe skeemi pealt ka, et oleks aru saadav. Tartu on siis see punane punkt, kuhu me siis lõpuks jõudma peame. Et tee see punkt ka sinna. Ta ei pea tingimata punane olema, aga kui sa tahad punasega märkida, siis sa võid teha sellega punasega. Ja mäletad, kuidas me sinuga punkte märkisime? Kas lihtsalt kriipsuga, punktiga, sellise väikese X-iga, eks ole, ehk ristiga, ka see võis olla punkt. Nii, terve selle joone pikkus, sirglõigu pikkus, mida sina joonistasid, alates sellest punktist kuni Tartusse, on, vaata jälgi minu joont, 25 kilomeetrit. Sellest punktist siia punkti on 25 kilomeetrit. Nüüd sellest 25 kilomeetrist 2 kilomeetrit on Maaritsani. Ja nüüd küsitakse sinu käest, kui palju on Maaritsast vaja edasi sõita, et jõuda Tartusse. Nii, kas nüüd läks natukene lihtsamaks? Aga näitan sulle veel ühte sellist lahendit, kuidas peaks selle muidu nagu kirja panema. See on siis 2 kilomeetrit pluss veel mingi osa kilomeetritest saame kokku 25 kilomeetrit. Niimoodi peaks ta välja nägema, aga me lahendame selle ülesande natukene teistmoodi ja lahendamegi nii, nagu skeemil oli kirjas. 25 kilomeetrist lahutame ära 2 ja saame 23 ja ära unusta vastust kirjutada. Vastus Maaritsast Tartusse on 23 kilomeetrit. Nii kaua, kui sa seda seal kirjutad, näitan korraks sulle Eesti kaarti. Ja Eesti kaardi peal siis võid siin vaadata ka, kus kohas asub Tartu ja kus asub Maaritsa. Et Maaritsast Tartusse oli 2 kilomeetrit ja alguspunkt, nüüd me peamegi siia, eks ole, juurde liitma selle osa, et siis näha, kust kohast tegelikult see kõik nagu alguse sai, et kust ülesanne sai alguse. Nii, aga näitan korraks uuesti lahendust, kellel jäi veel kirjutamata. Nii, ja kuvan tahvlile 4. ülesande. 4. ülesanne. See on nüüd päris pikk ülesanne, aga loeme selle ikkagi koos ära, eks ole. Oled valmis lugema? Ja loe minuga koos. Linnade vahelised kaugused mõõdetakse linna keskelt. Linnade vahelised kaugused mõõdetakse linna keskelt. Vaata siia, kui see siin on linna keskel, ehk siis linna süda, siis siit keskelt hakatakse edasi mõõtma, kui palju mööda teed kuhugile mingisugusesse linna läheb. Loeme edasi. Näiteks, kui teeviit näitab, et Tallinnasse on 39 kilomeetrit, siis see tähendab, et Tallinna südalinna on 39 kilomeetrit. See oli lihtsalt näide. Hetkel siin ühegi teeviida peal seda parasjagu ei ole. Nii. Vaata andmeid plaanilt ja arvuta, mitu kilomeetrit on sildi juurest linna piirini. Märgi vastus plaanile. Nii, ja nüüd, kuidas ma näen,
kui palju on linna piirini. Sina vaata oma tööraamatus seda ka. Mina näitan sulle siin tahvli peal täpselt samamoodi. Et alustame kõigepealt sellest sildist, kus on Tallinn 19. Eks ole? See on nüüd Haapsalu-Pärnu maantee ja alustame sellest sildist ja on öeldud, et Tallinnasse ehk siis piirini, Tallinna piirini on 19 kilomeetrit. Kus kohas selle tee peal on Tallinna piir? Palun pane tähele, siin on üks tumepruun jutt. Nii, leidsid selle kriipsu üles. Vot see on Tallinna piir. Südalinna läheb veel mõned kilomeetrid edasi. Nii. Meie peame nüüd vaatama, kui palju on sildi juurest linna piirini. Kui silt näitab, et Tallinnasse on 19 kilomeetrit. Nii. Ja nüüd, kui ma edasi vaatan, et sellest linna piirist kuni linna südamesse on kui palju? 14 kilomeetrit. Siis kui palju nüüd kirjutada siia kasti sisse, kui palju on sellest sildist kuni linna piirini? Sildist linna piirini. Tallinnasse, südalinna on 19 kilomeetrit, ehk siis sellest sildist, kui hakkame sõitma, sõidame, lähme linnapiirist mööda ja jõuame siia keskusse, siis on 19 kilomeetrit. Aga küsiti mida? Vaata andmeid plaanil ja arvuta, mitu kilomeetrit on sildi juurest linna piirini. Nii et praegu me peame arvutama selle pisikese osa sildist linna piirini. Ja tehe tuleks 19 kilomeetrit miinus 14 kilomeetrit ja siia kasti sisse saad kirjutada vastuse 5 kilomeetrit. Väga õige. Nii, võtame järgmise sildi. Tallinnasse on 38 kilomeetrit, mis tähendab seda, et see silt näitab, et siia südalinna on 38 kilomeetrit. Aga küsiti mida? Kui palju on piirini? Vaata nüüd, kus kohas on piir. Piir on jälle selle pruuni kriipsu koha peal, eks ole? Ja sellest pruunist kriipsust edasi kuni südalinna on 5 kilomeetrit. Järelikult, kui pikk maa on sellest sildist kuni piirini? 38 kilomeetrit miinus, mis number on siia kirjutatud? 5 kilomeetrit ja kasti sisse saad kirjutada 33 kilomeetrit, sest 38 miinus 5 kilomeetrit on 33. Nii, katsu nüüd viimane iseseisvalt ära arvutada. Vaatame, kas tuleb välja. See maantee näitab nüüd Narva. Tallinna silt on 49, mis tähendab, et südalinna on 49, aga kui palju on piirini, sest piirist südalinna on 8 kilomeetrit. Nii, ja vaata, kas sa arvutasid õigesti. Vastus on 41 kilomeetrit. Ja kuidas me selle saime? 49 miinus 8 ongi 41. No nii. Ei olnud väga keeruline, eks ole? Aga väga tore. Nii, ja praegune matemaatikatund saigi meil sinuga läbi. Ja kohtume siis jälle homses matemaatikatunnis. Ja näeme jälle. Aitäh!